soovitas teha siis hammasratast käädis. Me peame arvestama hammasratta külje profiili, et see külje profiil on selline, hambakülje profiil on siis kindel selline kuju profiil, mida siis on leitud, et on kõige parem kontaktipind, et kui kaks hammast üksteisega kokku puutuvad, siis nad justkui rulluvad üksteisest üle, et seal peaks puuduma ideaalses maailmas siis hõõrdumine. Ja kui me vaatame seda kuju, siis seda nimetatakse evolvendiks või siis involuudiks ja see kuju tekib, kui me hakkame rulli ümbert lahti kerima nööri ja siis see nööri ots tekitab meile sellise kaare ja tegelikult see kaare algus siin ongi siis see osa, mis moodustab meil selle hamba külje profiili ja kui me vaatame siis CAD-programmis, mismoodi seda teostada, et kui me alustame siis sellist eskiisi tegemist, võib-olla on võimalik selles kasutatavas CAD-programmis lisada ka mõned parameetrid, et need ei ole nüüd hädavajalikud selle eskiisi joonistamiseks, aga parameetritega on siis natuke lihtsam seda sisestada ja ma annan siis selle hamba või hammasratta mooduli nimetuseks parameetri panen M, aga kuna M on mõõtühik, siis siin CAD-programmis ta ei luba seda lihtsalt M-tähte või parameetri nimeks panna. Lisan siia ühe alakriipsu juurde, siis ma tean, et millega on tegemist ja moodulil siis ei ole mul ühikuid ja ütlen, et suurus on 2 ja lisan ta siia ära ja lisan siis veel olulise parameetri, milleks on siis hammaste arv. Ütlen, et see on suur N ja suur N on samamoodi mõõtühik, et seda ma ei saa niisama panna, siis lisan sinna ka alakriipsu juurde ja ütlen, et mul näiteks hammaste arv on 25. Siis selle hammasratta jaotusring näiteks annan talle siis nimetus D, nagu diameeter, läbimõõt, selle diameeter või läbimõõt ongi siis see sama hammaste arv korda moodul. Ehk siis, kui ma hiljem soovin mingi teise suurusega hammasratast siit samast CAD-projektist genereerida või dubleerida või mis iganes muud soovid sellega peale tulevad, hakkavad, et siis ma lihtsalt muudangi seda kas mooduli või hammaste arvu suurust ja siis kõik muud mõõdud peaksid järgi tulema, et siis on kiiresti muuta disaini, ilma et ma peaksin hakkama nullist kõik uuesti üle joonistama ja eskiisides käima ja siis erinevaid mõõtusid muutma. Ja siis sellise hammasratta puhul meil peaks olema teada siis ka enda välisläbimõõt, see on siis, ma nimetan teda näiteks sellise ingliskeelse nimetusega, et on siis D ja out väline, et võib nimetuse mõttes, mis iganes talle nimeks panna, et see ei oma mingit tähtsust, peas, et me ise saame aru, mis me need parameetrid, mille jaoks me neid kasutame. Võib ka alati kommentaare endale järgi kirjutada, kui CAD-programm seda võimaldab. Ja siis välisläbimõõt on meil siis jaotusringi läbimõõt pluss 2 moodulit siis otsa, 2 korda moodul. Saame siis selle välisläbimõõdu, siis me võiks teada soovitud siis mitte lõtku, aga mis on siis selle hamba tipu ja teise hammasratta põhja vahe, ehk siis meil peaks olema seal mingisugune väikene vahe sees, muidu vastasel juhul hakkavad teise hammasratta hamba tipud käima teise hammasratta põhjas, ei ole hea, et see vahe suurus, no mina jätan teda siis nimetusega näiteks C ja ütlen, et suurus võiks olla 0,1 millimeetrit. Ja nüüd, kui ma tahan seda hammaste põhja, ehk siis hammasratta siseraadiust või hammaste jaotusringi sisemist jaotust, seda diameetrit välja arvutada, ehk siis me peame võtma selle jaotusringi läbimõõdu, lahutama sellest 2 mooduli suurust
ja lahutama sellest siis omakorda veel selle siis lõtku, kui seda nii võib nimetada, mõõdu ja saame siis selle sisemise. Nüüd hammasratastel või tavalistel sellistel hammastel on ka üks mõõt, mida nimetatakse siis inglise keeles otsetõlkes on ta tuginurk, midagi, mis ta eesti keele mehaanikainseneri käsiraamatus seda terminit kirjas ei ole, et ei oska talle kohe eestikeelset vastust öelda, aga ta on põhimõtteliselt siis ütleme hamba kaldenurk, mis siis iseloomustab seda, et kui nii-öelda sügava lõikega see hamba küljepind on, et mida suurem see tuginurk on, seda nii-öelda suurem peaks olema siis või parem peaks olema momendi ülekandumine, aga seal jälle tekivad muud nähtused, et see päris maailm ei ole kunagi kompromisside vaba, et siis tuleb teha kompromisse selle tuginurga ja siis muude kaasnevate nähtuste vahel. Aga määrame selle tuginurga ära, siis ütleme, et on näiteks 20 kraadi ja ma olin siit mõõtühikuteks siis kraadid, nimetus. Ma nimetan teda, ütlemegi tuginurk siis ja 20 kraadi. Ja siis meil on olemas selline läbimõõt, mis on siis selle hamba nii-öelda baas läbimõõt, et see sõltub sellest tuginurgast ja selle suurus leiab üles siis selliselt, et ütleme, et on siis näiteks baasi mõõt ja jaotusringi läbimõõt korrutame siis koosiinus tuginurgaga. Koosiinus tuginurk. Saame siukse mõõdu, ehk siis ta sõltub sellest toenurga suurusest ja siis jaotusringi läbimõõdust, et kui muudame hammaste arvu moodulit või tuginurka, siis baasimõõt muutub vastavalt selliselt. Ja hetkel mulle tundub, et meil on kõik vajalikud parameetrid olemas. Vaatame siis, mis me nende mõõtudega saame peale hakata. Ja joonistan siis esialgu välja need ringi mõõdud, et on selgesti aru saada, mis läbimõõduga või kus kohas mingisugune siis ringi kaugus peaks asuma selle hammasratta hambaid läbivaid ringjoonte mõttes, et ja esimene ringjoon ongi näiteks mul sama jaotusringi läbimõõt, saan siin samas seda mõõdu sisestamisel seda parameetrit kasutada, ei pea hakkama igal pool eraldi numbreid sisestama, et mul ongi ta siin sama selle T-tähega, eks ju, määratud ja muudan esialgu need jooned ka konstruktsioonijooneks, mis on siin külje peal siis võimalik nii-öelda määrata construction tüüpi siis jooneks ja sama on ka siis klaviatuuri pealt X-iga näiteks siin Autodeski Fusioni programmis, mõnes muus käedis võib ta olla siis mingi teise käsuga ja ütlen siis ka näiteks selle välisläbimõõdu, panen paika samamoodi konstruktsioonijooneks ja neid konstruktsioonijooni tuleb siia pärast üksjagu palju veel, et need erinevad hambakontuurid välja joonistada, et see pilt läheb sinna eest päris üpriski kirjuks, aga siis järjest järgides, mis joon mida tähistab, et siis tegelikult on võimalik aru saada, milleks meil neid kõiki jooni siin võiks vaja minna. Ja siis see baasiring, et ma panen need siin mõõdud järjekorda suurusest suuremast väiksemani ja siis on omal mugavam vaadata ja siis ka see sisemine siis hamba põhja läbimõõdu ring ja samamoodi muudan siis konstruktsioonijooneks, et nüüd on
terve loetelu siin erinevaid ringe, mille vahel meil see hammas peaks tekkima, et kui me vaatame siit ülevalt, siis põhjast peaks hakkama hammas tulema ja siis ta liigub siit sellise paraja raadiusega selle baasiringini ja siit baasiringist hakkab siis evolvent ehk siis involut hakkab minema ülesse poole, kuskil ta kohtub siin hamba välisringjoont, siit ta läheb siis otse pikki seda ringjoont meil teisele poole, kuni jõuame siis hamba tipu paksuse läbitud ja siis lähme uuesti selle involuudiga alla, kuni jõuame baasini ja baasist siis raadiusega siia siis hamba põhja ringjooneni tagasi. Et mõistlik oleks siis tegelikult see hamba jaotus endale ka selliste joontena ette panna, et ma alustuseks teen endale siia ühe sellise joone, mis jagab mul selle hamba pooleks püstsuunas, et siis ma saan pärast paika panna, et mul on kogu see hamba joonistamine hakkab selle Y-telje joone järgi siis käima. Et kui pikk see joon siin on, et see iseenesest ei oma mingit tähtsust, et seda joont on meil vaja lihtsalt nurga referentsiks siis, et võib ka Y-telgi selle jaoks kasutada, aga siin pole suurt vahet, et kui meil on see tugevalt lukkus joon, et ei saa kuhugi mujale siit ära minna, et siis on täitsa võimalik ka sellega hakkama saada. Ja siis järgmised huvipakkuvad mõõdud on siis see hamba jagunemine, et tegelikult selleks me saame veel parameetri teha ja ütleme siis, et tegemist on nurga mõõduga, näiteks siis näitab meile mõõtühikuid kraadides ja panemegi selleks nimeks siis mingisugune hambanurk siia näiteks ja hambanurk, ehk siis terve üks hammas võtab meil 360 kraadi jagatud hammaste arv siis nurga mõõtu. Ja kui ma tahan siis seda pool hamba mõõtu siia endale ekraani peale panna, et millal siis see pool hamba mõõtu läbi saab, siis kui mul hamba keskkoht on siin see püstjoon, et siis millal see hammas näiteks siia paremale poole tulles läbi saab, siis ma annan siia mõõduks, nurga vahemõõduks siis selle hambanurk korda 0,5, eks ma jagan ta 2 läbi, et on siis pool hamba mõõtu teada, kus kohas ta ära lõpeb ja tegelikult võib veel vaja minna omakorda sellest mõõdust poolt, ehk siis veerand sellest hamba nurgast, et sellega on vaja siis paika panna see koht, kus meil kohtuvad siis jaotusringi ja siis selle involuudi ristumispunkt, et see peaks olema siis täpselt veerand, kui me siit poole joone pealt tuleme, et täpselt selle keskel peaksid siis meil see involuudi kontuur või evolvendi kontuur ja siis jaotusringi joon kohtuma. Ja selle jaoks ma teen juba ette nägelikult selle jaotusjoone siia ära ja ütlen, et see nurk on siis sama see hamba nurk korda 0,25 ehk siis jagan ta 4-ga ja samamoodi konstruktsiooni jooneks siis. Niimoodi, et kuidas me saame siis seda evolventi siin või involuuti siis CAD-is joonistada, et selleks on erinevaid meetodeid, et üks selline
suhteliselt lihtne ja loogiline meetod on siis, kui me joonistame ühe sellise jaotusringi ja mitte jaotusringi, vaid jaotusjoone, mis läheb siis selle jaotusringini, isegi mitte jaotusringi, vaid siis selle hambabaasi nii-öelda ringjooneni ja selle puhul me teeme siis tast ühtlase vahega mõned koopiad, selleks on võimalik teha siis näiteks ringjoone peal olev muster, circular pattern ja objekt, mida me valime, selleks on siis seesama joon ja keskpunktiks on siis selle ringjoone keskpunkt ja ma ei tea, miks mu Fusion ei lase kohe valida siis palju neid jooni tuleb ja mis nurga all nad tulevad, et ma pean talle uuesti peale klikkima ja siis ma ütlen, et neid on näiteks 5 tükki ja osalise jaotusega ja nurk on siis näiteks mingisugune ütleme mingi -40 kraadi näiteks, midagi sihukest. Et iseenesest seda saab vajadusel pärast muuta ka, et see on selline tööriist, millega on võimalik siis joonistada me kasutame seda tööriistana, et määrata ära siis seda kõvera kuju, mis hakkab meil määrama siis seda hamba profiili, aga see on üks selline kaval trikk, et mismoodi me saame selle kuju paika ja see trikk siis käib niimoodi, et me joonistame nüüd igast sellest kiire otsast siia ühte punkti siis sellised jooned, paneme need siia paika niimoodi ja siis ühtlasi joonistame ka sellest joone otspunktist välja siis täisnurga all oleva joone, et siin tuleb vaadata, et see täisnurk jääks siia selle näiteks, mis ma just joonistasin, selle joone ja siis selle nii-öelda kiire vahele, et siin peab olema siis täisnurga seos. Ja ma muudan need jooned ka kõik pärast siis konstruktsioonijoonteks, aga praegu on siin natuke eristuvad pildis, siis vaatan, et need oleks siin ilusasti täisnurga all või siis joonistan suvalise nurga all ja ütlen, et pärast selle täisnurga seosega siis proovime seda ka korra. Joonistan suvalise nurga all ja siis ütlen, et võt see joon peab olema täisnurga all selle joone suhtes. Et saab ka niimoodi teha. Ja viimasest ei ole vaja siis seda joont välja joonistada ja siis ütleme selle võrdsus constraintiga, et see joon on võrdne siis näiteks selle joonega, et see joon on meil 2 otspunktiga paigas, aga teine joon on meil 1 otspunktiga paigas, ta muudab selle joone täisnurgal oleva joone pikkuse vastavaks ja siis teeme järjest nende ka läbi selle, et selle sama joone pikkus on võrdne siis nii-öelda samast punktist väljuva täisnurga all oleva joone pikkusega ja nüüd meil tekkiski selline olukord, kus meil hakkab siis sellest punktist siit välja joonistama nende joonte otspunktidega see sama evolvent ehk siis involute, et kui me viitsiksime seda rohkem teha siin mingisugune 10-20 joont näiteks läbi teha, siis me näeksime, kuidas see evolvent hakkaks siit niimoodi välja kerima ennast, kui me siit ringjoont pidi edasi liigume. Siis praegu on need jooned siin, eks ju, tugevalt seoses omavahel, et siis pärast tekib nii-öelda küsimus, et kuidas ma selle joone nii-öelda siin ära seon siis selle keskpunktiga, mis meil tekkis, et nüüd natukene problemaatiline on võib-olla selle nii-öelda ühendatud joone
nii-öelda liigutamine pärast, sest see vähendatud joon, mida me kasutame, on siis spline ja kui me hakkame selle spline'iga siit alt pikki neid otspunkte liikuma, siis selle spline'i nii-öelda määratluseks kasutatavad punktid ei ole siis nii-öelda tugevalt seostatud mingite muude geomeetritega ja juhtus siis see asi, et ma ei ole veel neid jooni määranud konstruktsiooni joonteks, määrame nad ära, siis ei teki siia neid nende sketši profiile ja et kui ma hakkan seda joont siin mingil hetkel liigutama ja ta on mitte tugevalt määratud joon teiste geomeetrite suhtes, et see spline võib hakata siin oma kuju muutma ja siis ei ole enam nii-öelda hea nähtus, et me kaotame ära selle evolvendi kõvera. Aga siis meid huvitas see, et me peame nüüd kokku viima selle ristumispunkti, kus meil on siis seesama evolvent ületab siis seda jaotusringi joont ja ristub siis selle poole hamba, õigemini veerandi hamba laiuse joonega, et pool hammast oli meil see püsttelk siin ja veerand hammast on meil siis nii-öelda veerand sellest nurga mõõdust, eks, mis oli see terve hamba nurga laius. Ja selleks on võimalik siis proovida teha näiteks siia üks punkt, teeme siit punkti, paneme siia ringjoone peale, kus siis ristuvad see evolvent ja jaotusring ja võime proovida siis, kas ta annab selle punkti kointsident, ehk siis see punkt peab asuma meil nüüd sellega ta juba ristub, aga et asub nüüd selle joone peal, ta ei lubagi seda kohe niimoodi paika lükata. Võime veel proovida, kui me selle punkti nüüd teeme teistpidi, vaatame, kas meil see evolvent siin ikkagi töötab veel. Et kui me paneme selle ristumispunkti siia peale, kus meil ristuvad siis see veerandhamba mõõtu ja jaotusring ja me pärast ütleme, et võt see punkt peab asuma siin evolvendi peal. Ahah, võt see töötas paremini. Et järjekord on oluline, et mis järjekorras me neid punkte määrame. Et nüüd me näeme siis seda, et meil siis ümber selle baasiringi lahti rulluv ringjoon, ta on enam-vähem täpne selle spline'iga, et ei ole nüüd ideaaltäpne võib-olla, et siin mingid kohad on natukene küsitavad, et mida täpsemaks me seda, mida rohkem me neid vahepunkte siin teeksime, seda võib-olla ideaalsemaks see evolvent siin muutuks, et muidu see spline on selline kohati natuke loperdune, aga et on piisavalt täpne, et siin CAD-is nii-öelda asja ära ajada, et kui me näiteks siin kasutaks mingit laserlõikust või 3D printimist või mingisugust muud tehnoloogiat selle valmistamiseks, et ta oleks siis nii-öelda piisavalt hea, et ajaks asja ära selleks, et see hammasratas hakkaks tööle, et me saame siis vajaliku täpsuse siit kätte. Ja teine pool siis on siin all on siis hamba nii-öelda raadius, mis meil tuleb siis selle sisemise läbimõõduni ja hambapõhja läbimõõduni, et siis see raadius on iseenesest oluline, kuna ta kannab kõige rohkem siis seda momendi koormust üle ja need raadiuse tegemise jaoks erinevaid meetodeid jällegi, kas teeme seda siis siit kaarega või mingi muu, mina kasutan siis seda koonilist kurvi on ta eesti keeles kurv, et kõver, koonilist kõverat ja määran talle siis selleks nii-öelda kolmandaks punktiks selle involuudi ristumispunkti siis selle
sisemise läbimõõdu ringjoonega ja siit selle väärtusega me saame siis seda raadiust timmida, eks ju, et mida sellisem sujuvam see raadius on, seda tugevam see hammas on, aga siis peab vaatama, et see teine hammasratas ei hakka seda raadiust oma nii-öelda hammastega lõikama, et kuna ma ei tea, mis jõu või kas jõu peale see hammas mul üldse töötama hakkab, ma praegu panen siia mingisuguse suhteliselt suvalise mõõdu sisse, mis ta algus oli siin näiteks 0,75 ja jätan ta selliseks, et hiljem ma saan seda vajadusel muuta, et küll ta ei oma suurt tähtsust selle hamba siis sellise kõvera saamutamiseks, et mul oleks siis alates ühest sellest hamba nurga laiusest kuni siis selle keskmise püstjooneni selgesti määratud. Üks määratlus on veel puudu ja selleks oleks siis see hamba tipu kaar. No võime sinna ka sirgjoone teha, aga teeme kaare, siis näeb ilusam välja. Ja kaare ma teen siis keskpunktiga kaare ja keskpunktiks ma määran siis selle sama 0 punkti ja kaare esimene punkt on meil siis kus meil siis involuut või evolvent kohtab siis seda välisringjoont ja teine punkt on meil siis püstjoone jaotus. Et siis meil tekkis siia siuke väike joone jupp vahele ja nüüd selleks, et siis või katsetame korra ka, meil peaks olema see hammas siin selles mõttes tugevalt seotud, et ma võtan siit sellest joonest kinni ja ta ei lase mul seda enam siin ringjoone peal edasi-tagasi tõmmata. Eks ta on siit läbi selle punkti tugevalt ära seotud, mis on hea. Siis ma võtan selle sama kontuuri, mis meil siia tekkis ja ma ei hakka seda evolventi siit poolitama, et see evolvendi poolitamine tekitab selles plaini kujuga tegelikult natukene selliseid probleeme, et see ei jää kõige parem, aga valin ära siit selle lühikese joone, siis selle sama evolvendi ja selle otsakaare ja peegeldan neid siis üle selle püsttelje. Juba kiirustasin ette, valin mirror line'i ja siis ütlen, et võt see on siis meie mirror line. Et peegeldamisega ma saan siis selle sama kontuuri siis ka siia teisele poole ja nüüd ma tegelikult sooviksin siis sellest tekitada meie hammasratta välimise kuju, et siis ma valin ära need jooned uuesti ja ütlen, et tegemist saab olema siis ringjoone mustriga ja keskpunktiks saab olema siis, võtame näiteks sama selle jaotusringi ja nüüd on jaotusega jälle ümber telje, aga jaotuste arv on siis võrdne hammaste arvuga. Ja kui ma selle teen ära, siis ma näen, et mul tekkis siia siis need hammaste nii-öelda kontuurijooned terve ringi ulatuses. Olen okei ja mul tegelikult tekkiski see siis hammasratta kontuuri ringjoonest juba tekkis see eskiisi nii-öelda profiil, mida ma saan siis ära kasutada ekstruudi näiteks tegemiseks, et tekitada siis mingi keha. Ja kui ma näen siit sellest eskiisist välja, valin näiteks siit samast selle ekstruud tööriista, valin ära selle profiili ja ütlen, et see olgu ta näiteks mingi 10 millimeetrit paks hammasratas. Okei, see ongi mu hammasratas määratud ja tema hammasratta hamba külje profiiliks on siis suhteliselt viisakas evolvent, mis siis sõltub sellest splainist, mis on nende joonte otspunktidesse tõmmatud, aga peaks olema siis piisavalt hea, et ajaks asja ära. Ja
sellise lihtsa meetodiga on võimalik siis CAD-is eskiisi ja soovi korral ka mõningate parameetritega määrata siis selline suhteliselt viisakas hammasratta profiil, et joonistada siis hammasrattaid. Ja teha siis 3D kehasid või mis iganes eesmärgil neid siis teeme.